Tere, mina olen Karlo Notanel ja see on videojuhis teaduskasti projekti Hakka videomängu loojaks jaoks. Mis on videomäng? Videomäng on meelelahutuse liik, mis jutustab mingit kindlat lugu nagu raamat, teater, teatrietendus või film. Loo edasiandmine hõlmab visuaalset tagasisidet ekraani näol, suhtlust toimuvaga sisendseadmetega ja heli edastamist kõlarite või kõrvaklappide abil. Nagu raamatud ja filmid kuuluvad videomängud ka erinevatesse žanritesse. Nendeks on siis reaalajastrateegia, tulistamine, rollipõhine, simulatsioon, sport, pusle, märulseiklus, ellujäämine, õudus ja platvorm. Aga kuidas valmib üldse videomäng? Videomängu tegemist mõeldakse keerukamaks, kui see tegelikkuses on. Pea enamus inimesi, kes kasutavad arvutit oma igapäevaelus, saavad sellega hakkama. Kõik oleneb, millist mängu soovitakse luua. Kas lihtsalt õpetlikku või keerulist kõrgema taseme erioskusi nõudvaid mänge. Videomängu loomise alustamiseks on vaja läbida järk-järgulisele erinevad etapid. Et kõigepealt on ettevalmistus, meeskonna loomine, mängu testimine ja avalikustamine. Alustame siis oma projektiga ja mis meil vaja läheb? Meil läheb vaja arvutit. Ja teil on kaasas ilusasti mälupulk, mida te näete siin. Selline mälupulk. Selle te ühendate oma arvutiga ära ja lähete kohta, mis on My Computers või Computers. Selleks avame alt File Exploreri. Vaatame, et meil oleks valitud vasakult menüüst This PC ja otsime üles, kus on USB Drive. Avame selle ja pikem kasutusjuhend on ka siin USB mälupulgal olemas nii eesti keeles kui ka vene keeles ja meil läheb vaja projekt. Kopeerime projekti enda arvuti desktopile, see võtab natukene aega. Ja samal ajal avame kasutusjuhendi siis vastavas keeles, kas eesti või vene keeles. Mina avan eesti keeles. Panen selle siia kõrvale. Ja ma sain oma projekti kausta alla desktopile kopeeritud. Võime panna akna ristis kinni või lihtsalt alla. Ja lähme avame siis liigume alla. Nii, alustamiseks mälupulk arvutiga ühendada, arvuti töölauale projekti kaust ja käivitada rakendus Scratch, mis asub siis projekti kaustas, alamkaustas Scratch 3. Avame siis projekti kausta, liigume Scratch 3 kausta ja käivitame oma programmi. Nii, ja nüüd, mis siin on? Keel võib olla varieeruv, oleneb, kuidas on teie Windowsi enda keel seadistatud. Minul on Windowsi keeleks inglise keel, teil võib olla see kas vene või eesti keel ja siis vastavalt ka sellele on teil kogu see keelevalik siin olemas. Ja mis meil siin on? Meil on siin plokkide sektsioon. Siin on programmeerimissektsioon, kuhu me pärast plokke hakkame tõstma. Siin on visuaalne sektsioon, see visualiseerib seda, mida me hetkel teeme ja valmistame. Ja see on meil sprite'ide sektsioon, kus meil on kõik mänguobjektid ja kus me saame neid mänguobjekte manipuleerida. Nii, ja esmalt ongi meil vaja kohe teostada sprite'ide lisamine. Selleks me liigume siia. Choose sprite või vali sprite. Siin üleval on upload sprite või laadi sprite. Käivitame selle. Otsime üles oma projekti kausta, mis asus meil desktopil. Ja siin on meil abifailide kaust. Ja aktiveerime nad kõik korraga. Selekteerime. Lihtsalt selekteerime nad kõik korraga ja näete, et siin on all
kus on faili nimi, on finish, laboriment või start victory. Ja vajutame kas siis open või ava. Ja need spraidid tekkisid meile siia kenasti. Ja hakkame nüüd neid spraite manipuleerima või muutma neid spraitide olekuid. Ja kõigepealt on meil vaja valida laboriment, sprite ja positsioon paika panna. Milleks on siis 0 ja 0. Ja suurus ja suund jäävad samaks. Järgmiseks on sprite 1 ja tema siis positsiooniks on -230 ja 72. Suuruseks 12. Ja pärast igat sisendamist vajutage enter. Nii, järgnevalt finish ja tema asukohaks on siis vastavalt 229 ja -48. -48 ja suurus on meil 9. Suundub see siia. Nii, siis on victory. -12. Ja 147. Suurus 60. Ja restart. Nii, positsioon on meil siis X-il on 5. Y-kul -147 ja suurus 90. Nüüd me hakkame looma oma sellele mängutegelasele programmikoodi, et me saaksime teda juhtida mööda seda maailma siin ringi. Ma muudan natukene ta vaatevälja meil siin. Ei olegi seda võimalik. Me hakkame seda mängutegelast siin juhtima. Kõigepealt valimegi siis sprite'i sektsioonist sprite 1 ja otsime plokkmenüüst events alt või sündmused ja võtame, lohistame selle when click või kui on klõpsatud ja siin keskel on roheline lipukene. Järgnevalt tema külge lisame funktsiooni motion või liikumine ja ütleme, et mine positsiooni XY vastavasse positsiooni. Iga kord, kui me vajutame seda lipukest siin, siis liigub meie mängutegelane siia alguspunkti tagasi. Järgmiseks meil on vaja lisada, kui tühik on vajutatud ja otsime siit siis üles R-nuppu. R ja ütleme, et mine uuesti täpselt positsioonile alguspunkt nagu selle lipuga. Põhimõte seisneb selles, et kui me liigume ringi, eksime ära, siis meil on võimalik klaviatuuri pealt R-tähte vajutada ja uuesti alustada seda oma ülesannet. Nii, ja nüüd hakkame tegelema liikumisega. Me võime kohe lisada siia 4, kui on klõpsatud tühik või when space key pressed, 4 tükki siia koheselt. Nii, ma panen nad üksteise alla. Ja liikumine või motion ja kõigepealt siis change X by. Selle lisame siia, neid lisame 2 tükki. Ja väärtuseks. Ja kui te eksite oma mingi lisamisega, siis te saate selle plokist lahti võtta või paremhiire klõps ja kustuta plokk või delete plokk. Nii, ja siin, kus on space, siin ma pean ka ära muutma selle sisendi ehk nupu, mida me tahame ja see peaks olema right arrow. Liigume siis samm-sammult
Järgnevalt on meil kontrolli alt võtame kui klausli ja tõstame selle siia. Siis otsime üles sihukese koha nagu loops. Sensing. Ja me peame ütlema, et kui ta on puudutanud seda seina, siis ta edasi ei tohi liikuda ja selleks me võtame siis touch color. Ja tõstame selle siia if'i sisse, vajutame värvi peale ja siin tõstame 0 kõik need asjad, ehk see must tekib meile siia. Ja jälle motioni alt. Eelnevalt meil ununes ära muuta siin change x5 peale ja nüüd võtame uue, paneme selle siia sisse ja siin ütleme, et see on -5. Nii, sama peame siis järgmise nupuvajutuse tegema ehk siis vasakule, ehk siis me saame vasakule liikuda ja mina võtan siit sellest sektsioonist, võtan paremhiire klõps, teen duplicate ja ma saan kohe ümber tõsta selle. Et ma ei pea kõike ükshaaval jälle tõstma ja siin kõigepealt on -5 ja 5. Nii, ja nüüd me jälle ei saa teha duplicate imist, vaid me peame tegema otsast peale kõike, sellepärast et nüüd me liigume Y-telje suunas ja siin on väikesed erinevused. Ja loomulikult siin me valisime left arrow, nüüd me valime up arrow ehk ülesnool ja kui me valisime ülesnool, siis me enam ei tegele X-iga, vaid me peame valima siit motioni alt ehk liikumise alt change Y-by ehk siis muuda Y-ut. Ja siis kõigepealt 5, kontrolli alt jälle if, sensingi alt touch color. Jälle paneme värvi paika, et see on meil vastav värv, liikumine ja change Y-by ja -5. Järgnev on meil siis allanool, ehk me saame seda duplikeerida, panna selle siia, seepärast see on ka vastavalt siis Y-teljele ja ainukene mure, vahetame siin ära suunad ja ongi korras. Vaatame, et kõik oleks olemas. Nii, vastab pildile. Nüüd ma vajutan siia nupule ja meil peaks olema võimalik juhtida oma seda mängutegelast ja ta ei suuda ja ta ei saa läbi seinte liikuda, me saame ainult liikuda seinani ja mängu esimene etapp meil töötab. Kontrollime veel, kas meie võimekus R töötab, vajutasin klaviatuurilt R-tähte, ta alustab stardist, liigun jälle edasi ja kui ma vajutan seda nuppu siin ja on olemas. Meil töötab see funktsioon kenasti. Nii, ja nüüd tegeleme võitmisega. Ja kõigepealt on meil vaja jälle when klikk ja siin roheline lipukene, kontrolli alt forever ehk siis korda lõputult, selle sisse kui siis lause if then ja sensingi alt jälle touch color. Ja mis me selle colori muutuseks on siis, color on 0, saturation on 100 ja heledus ehk brightness on 80. Nii, ja see on see meie siin lõpp-punkt. Kui me jõuame siia lõpp-punkti, siis tekib meile võit. Ja
sündmuste alt otsime üles, kus on broadcast message ja selle tõstame siia sisse. Ehk põhimõtteliselt, kui me oleme puudutanud seda kastikest siin, siis me saadame sõnumi järgnevale sprite'ile, et tema hakkaks teostama mingit asja. Samat asja me võime duplikeerida ja teha ka R-nupule. Kõigepealt võtame selle forever ära, kustutame selle, when click selle ja valime when space key pressed ja anname talle sisendiks R-nupu võimekuse. Nii, väga kena. Ja nüüd valime sprite'i sektsioonist Victory. Kui on lipukene klikt, siis looks on hide ehk seda võitu siin ei näidata. Ja eventide alt vaatame jälle, kus on, kui sõnum on tulnud, siis avaldame oma selle Victory. Ja kontrollime, kas meie mäng töötab. Nii, juhtimiseks siis on tavaliselt noole klahvid üles alla, vasakule paremale. Ja vajutame siit siis full screen tulemuse ja proovime jõuda lõpuni. Nii. Vot nii. Ma pidin kõigepealt linnukest vajutama, seda lipukest vajutama, et see võit siit ära kaoks ja pean nüüd uuesti alustama. Nii, millegipärast ei toimi see. Me oleme küll ilusasti selles sektsioonis. Me oleme jõudnud lõpuni, aga meile ei ilmu siia see võit. Paneme algusesse tagasi, paneme väikeseks ja liigume sprite ühele ja kontrollime, kas see värvus, mis me lisasime siia, vastab sellega. Vajutame selle värvi peale, valime siit alt nupukese ja nüüd me saame liikuda siia sektsiooni, kus on see punane meie lõpp-punkt. Vaatame, et meie niisugune väike ruudukene oleks täpselt selle punase peal, vajutame selle peale ja näeme, et meil tegelikult muutus nüüd heledus ehk brightness, et kui siin on kirjas küll 80 õpetuses, siis 89 peaks see olema. Millegipärast ei oska ta seda, iga kord igal arvutil on erinev värvigamma ja siis ta võtab erinevalt selle ja lisame selle ka siia. Jälle samamoodi ja sellega peaks meie probleem lahendatud olema. Vaatame. Ja suurepärane ja meile tekkis siia võit. Kui me vajutame R-tähte, ei kao see võit ära millegipärast. Imelik. Aga kui me vajutame lippu, kaob see ära. Suurepärane.
Nii, te olete valmistanud oma esimese videomängu, mis ei olnud üldse keeruline ja salvestame selle videomänguga ära. Vajutades siin üleval faili menüüst File, Save to your computer või salvesta oma arvutisse ja siin on, kus on faili nimi. Sinna siis me kirjutame kas siis mingi nimetuse sellele projektile. Esimene mäng näiteks. Ja meil on võimalik seda siis salvestada igale poole. Mina soovitan salvestada seda desktopil olevale projekti kausta, ehk siis on seda alati võimalik lihtsalt üles leida ja salvestame. Nüüd, kus ma panen meie Scratchi programmi kinni, siis on kõik korras. Avan uuesti ja näitan teile, et mul on võimalik seda oma projekti või valmistatud projekti uuesti avada ja seda mängida. Uuesti file, load from your computer või ava oma arvutist. Otsime üles desktopi pealt olevalt projekti kausta ja leiame esimene mäng SP3. Ja näete, kogu see info jõudis uuesti siia tagasi, et on võimalik jälle mängida või anda seda kellelegi mängida. Ja Scratchist. Mis asi on üldse Scratch? Scratch on hästi niisugune lastele mõeldud 7–16-aastastele noortele programmeerimiskeskkond, kus on siis võimalik visuaalselt programmeerida niisuguseid lihtsamaid mänge ja ka väga keerulisi erineva ülesandega mänge, kus ongi meil olemas väga palju erinevaid tasandeid ja muid asju. Minu poolt kõik. Palju edu teile ja nägemist!